Meil on jäänud veel üks mõnes mõttes kokkuvõttev ettekanne, mis vaatab nüüd hoopis kaugemale kui Kunda. Riin Alatalu, kellel on väga palju tiitleid, võib-olla paar neist Eesti Kunstiakadeemia dotsent, rahvusvahelise ICOMOS-i asepresident, Muinsuskaitsenõukogu aseesimees ja nii edasi, nii edasi. Ta räägib täna siis, ütleme, üldisest ja väga, ütleme, kõrgemast vaatest siis tööstuspärandile. Ja enne, kui ma annan Riinule sõna kohe, siis mainin veel seda, et pärast seda, kui Riin oma ettekande lõpetab, siis me lähme vaatame seda 4. tehast ka. Just, aitäh. Aitäh sissejuhatuse eest ja aitäh, armas kursusevend, sa kasutasid ära kõik minu 20 minutit, nii et ma ei tea, kuidas ma selle oma ettekande peetud saan. Aga joosti ka üle. Aitab, nüüd aitab. Nüüd on minu kord. Aga ma panin siia kaanepildiks ühe minu viimase tehase külastuse ja see oli Nepaalis siis eelmise aasta oktoobris. Ja ma tahan selle pildiga, kui te siin näete, see on telliselööv, kus küpsetatakse korraga 1 000 000 tellist. Ja see, mis seal toimub, on sisuliselt orjatööjõud. Et kui te siit pildilt näete, siis naised kannavad pea peal 10 tellist ja mehed kannavad õlgadel siis 20 tellist. Ja keset seda platsi istub siis ülevaataja, kes annab naistele ühest kotist žetooni ja meestele teisest kotist žetooni. Ja väikesed lapsed mängivad siis ümberringi samal ajal, kui emad-isad seal tööd teevad. Et sellega ma tahan lihtsalt teile meelde tuletada, et tööstuspärand ei ole ainult nagu huvitav, põnev, adrenaliini tekitav, vaid sellel on nagu ka tänase päevani väga oluline tegelikult niisugune ühiskondlik siis ka ebameeldiv taust, et rikkuste tagaajamine ja kõik muu, mis tehasomanikele kasu toob, et see on üks teema. Teine väga tõsine teema on keskkonnateema, et tehased siiski me peame üha rohkem vaatama ka sellele jalajäljele, keskkonna jalajäljele, mis siit tuleb. Ja meil näiteks eile lõppes meil järjekordne hüljatud maastike seminar siis Kunstiakadeemias, et me käime iga aasta kuskil mingis hüljatud mahajätud paigas, seekord oli küll linnahall, oleme käinud varem Kohilas, eks ju, aga minu enda jaoks oli üks kõige dramaatilisemaid oli Kiviõli, kus me läksime kohale need tehasehooned, need on ju imeilusad, et need on tõesti nagu imeilusad ja hea meelega vaataks ja siis, kui sa lähed tehasesse seda protsessi vaatama, siis ahjud huugavad ja seal on nagu äge ja niisugune vinge olemine. Aga siis, kui mõelda selle peale, et me käisime tudengitega koos ka kaevandis, kus sa näed, kuidas sinu armsasse kodumaasse lüüakse suuri auke sisse, siis kogu see töötlemisprotsess on erakordselt mürgine ja saastav, need meeletud suits ja kuumus ja kõik, mis sealt levib. Ja lõpptulemusena me saavutame, see oli nüüd küll varsti 10 aastat tagasi, aga lõpuks me saavutame, siis seal toodeti siis põlevkiviõli, mida kasutatakse laevade kütteks, aga see on nii kohutavalt mürgine, et seda tohib kasutada ainult siis väljaspool riikide majandusvööndeid avaookeanil. Et ühesõnaga, siin on ka negatiivne pool. Ja linnade planeerimise puhul ka, et me räägime nendest vanadest tööstushoonetest, mis on väga uhked ja põnevad. Aga kui me nüüd näiteks sõidame Tallinnasse ükskõik millises suunas sisse, siis meid tervitab, Tallinnasse saabujaid tervitab siis see tohutu niisugune tööstusmaastik, mis on kerkinud ümberringi põldudele. Et siit peabki mõtlema selle peale, kuidas me tegelikult peaksime tegelema tarbimise ja tootmise siis vähendamisega. Aga rahvusvahelisest tasandist tegelikult ma hea meelega näinud, et Henri ise räägib nendest rahvusvahelistest organisatsioonidest, et meil on siis tööstuspärandi uurijaid maailmas on väga palju, artikleid on kirjutatud väga palju, aga üks kõige olulisem ühendus, kes tegeleb tööstuspärandiga, on siis TIKIH,
mis on rahvusvaheline siis tööstuspärandi siis säilitamise komitee ja see on loodud juba 1973. aastal, et sinna kuulub praeguse seisuga umbes 61 riiki ja umbes 600 eksperti, et ta ei ole väga suure ekspertide liikmete arvuga, aga siiski. Ja siin on natukene ka neid huvipakkuvaid valdkondi, mida ma nende koduleheküljelt siis kirja panin. Ja kuna seal, selle haared näitab ka seda, et nende koduleheküljel oli 32 erinevas keeles plakatid, et ma võtsin siit lihtsalt lusti pärast inglise ja soome ja jaapanikeelse plakati, et näidata siis tõesti nende haaret ja nende tegevust. Ja nende nii-öelda nagu põhikirjaline dokument, võiks öelda, on siis Nižni Tagili harta. Nižni Tagil on linn siis Venemaal, kus ma eeldan, ma ei leidnud tegelikult täpselt ühes, miks ta on selle järgi nimetatud, aga ma arvan, et see 2003. aasta koosolek, kus see vastu võeti, toimus Nižni Tagilis, et see tavaliselt selle järgi need läheb, need hartade nimetused. Ja seal on antud ka siis tööstuspärandi definitsioon ja loetletud ka üles teemad, millega siis see ühendus tegeleb, ehk siis tuvastamise, dokumenteerimise, õiguskaitse ja nii edasi, tegelikult väga laias laastus. Ja nad on defineerinud ka siis väärtused, et ehk siis tegelikult selle ajalooline väärtus, et need on tunnistussündmustest, millel olid ning on siiamaani sügavad ajaloolised tagajärjed. Tööstuspärandil võib olla tehnoloogiline ja teaduslik väärtus tootmise, inseneriteaduse ja ehituse ajaloost. Need väärtused on olulised, eks ju, nii oma asukohas, struktuuris, komponentides, sisseseadusi ja nii edasi, mis tänase päeva peale, ma arvan, et on kõik väga loogiline. Ja eriti väärtuslikud on siis varajased või teed rajavad näited. Ja kodulehtedelt leidsin üles veel ka, et on tehtud siis eraldi deklaratsioonid siis Aasia tööstuspärandi kaitseks siis rahvusvahelisel tasandil, sellepärast et hinnata siis mitte ainult nagu sealseid eripärasid, et see eripära võib-olla ei olegi nii oluline teema, vaid lihtsalt sellepärast tehakse neid regionaalseid dokumente, et selles omas regioonis nagu saavutada siis suuremat kaalu läbi siis lühema siis niisuguse koostööringi. Ja lisaks sellele on olemas siis ka Dublini põhimõtted, mis on tehtud koostöös ICOMOS-iga ja meil on tekkinud siis selline huvitav olukord, et TIKIH oli, eks ju, 73. aastal asutatud, et see hõlmas ka ICOMOS-i liikmeid, kes olid huvitatud siis tööstuspärandist ja mulle ausalt öeldes siiamaani arusaamatutele asjaoludele, aga küllap seal on tegemist, eks ju, inimliku konkurentsiga, siis loodi ka ICOMOS-il oma teaduskomitee, et lihtsalt laiemaks selgituseks, et ICOMOS ehk siis Rahvusvaheline muinsuskaitse ekspertorganisatsioon, see põhineb siis rahvuskomiteedel, nii nagu meil on ICOMOS Eesti ja ICOMOS Läti ja ICOMOS Jaapan ja nii edasi, aga siis neid ühendab tegelikult siis teaduskomiteede süsteem, mida on praegult 31 ja need on nagu seinast seina, et meil on tööstuspärand, meil on arheoloogia, meil on arktiline pärand, meil on vitraažikomitee, meil on seinamaalingute komitee, meil on veepärandi komitee, ehk ühesõnaga see 31 illustreerib seda, kui palju on nagu väga erinevaid teemasid, millega muinsuskaitse üldse tegeleb. Ja see nimekiri ei ole lõplik, et meil sinna teemades neid komiteesid juurde võib tekitada veel ja veel. Aga ma arvan, et ma ka siit ei hakka neid põhimõtteid üles lugema, et enamik, kes vaatavad siis neid rahvusvahelisi dokumente, siis kui keegi hakkab sealt otsima praktilist abi, siis tavaliselt on nagu esimene hetk kerge pettumuse noot, et see on nagu nii üldine, et mida me selle dokumendiga nüüd peale hakkama.
Aga olles ise nagu mitmete nende dokumendi loomise protsesside juures, siis võiks öelda, et kuna need on üleilmsed dokumendid, siis seal on väga raske minna detaili. Ja kui me mõtleme ka näiteks nende tänaste näidete peale, mis siin on olnud, et kui me tahame saada dokumenti, mis kehtiks nagu igasuguste erinevate olukordade peale, siis ta jääbki üldiseks. Aga see on vähemasti nagu mingi, see on protsess, mille käigus lihvitakse üksteise arusaamasid, jagatakse kogemusi ja kõik nii edasi. See dokumentide tegemise protsess on iseenesest väga väärtuslik. Ja nagu me kõik vist ka oma praktilisest kogemusest teame, et kui meil on vaja saada kuskilt rahastajalt, seadusandjalt või kellelgi tuge, et siis on hea, kui on üks paber lauale panna ja ütelda, et rahvusvaheline üldsus otsustas nii ja me saame siit edasi minna. Aga ma tahaks pöörata veel tähelepanu ühele niisugusele toredale dokumendile, mis on siin mõned aastad tagasi ICOMOS ja siis Getty konserveerimisinstituudi ehk siis Ameerika konserveerimisinstituut. Ja siia juurde remargina ütlen, et muinsuskaitsel Ameerikas ei lähe praegult kohe üldse mitte hästi paljude muude teemade kõrval, mis seal Ameerikas toimub. Et suured Ameerika rahastused on väheseks jäänud. Aga nad töötasid välja siis 20. sajandi sellise temaatilise võrgustiku dokumendi, et kui keegi vajab näiteks õpetamisel või lihtsalt mingite dokumentide tegemisel, siis väga selget ja lihtsalt temaatilist ülevaadet teemade kaupa, siis see sobib siia väga hästi. Ja ma võtsin siit välja nagu ainult mõned üksikud teemad sellest, palju siin kokku oli, 10 teemat, jah. 10 teemast nagu vähemalt 4 puudutab tööstust. Tegelikult me võiksime öelda, laias laastus puudutavad nad kõik 10, et see tööstus kas ajaloolise tööstusena või siis läbi turismi või läbi mingite tehnoloogiatena, et see on hästi läbiv teema igalt poolt. Ja ma katsusin vaadata ka UNESCO maailmapärandi nimekirja, et palju meil siis on tööstuspärandit kaitse all ja ma pean ütlema, et see on üks väga halvasti süstematiseeritav andmebaas, et niisugune oma koduse kultuuripärandi registri, kultuurimälestiste registri kasutamine tundus isegi täitsa nagu hõlbus selle kõrval. Et kui panna sinna märksõna industry, siis sealt tuli 84 vastet, millest ma enamuse rookisin välja ja ma võin peast nimetada terve rea asju, mis siit nimekirjast puudu on. Aga lihtsalt nagu orienteerumiseks, et meil on maailmapärandi nimekirjas on üllatavalt palju kaevandusi, alates nendest Poola kaevandustest, mida Mirje siin näitas, need soolakaevandused, aga just niisuguseid kaevandavaid tööstusi on hämmastavalt palju või siis ka mingisuguseid kaevandus- ja tööstusmaastikke, aga kuna see skaala on väga lai, siis sealt annab otsida, aga ma arvan, et tööstuspärand on ka see, mida võib maailmapärandi nimekirja veel nagu juurde kirjutada. Ja et natuke kodule lähemale tulla, siis ka mõned Euroopa algatused, et Euroopas, kuna maailmapärandi nimekiri on nii eksklusiivne, siis paljude asjade puhul Euroopal on niisugused oma nimekirjad ja omad organisatsioonid, et kõik pääseks püünele. Ja Euroopas on olemas siis ka tööstus- ja tehnikaajaloo assotsiatsioon. Kahjuks nende kodulehekülg ei tööta, ma siin mitu päeva toksisin seda seal järjest, aga lahti ma teda ei saanud, aga ühe niisuguse toreda initsiatiivina, mida ma siin üritasin ka Eestis tudengite abil natukene nagu kaasa aidata, oli see, et näiteks 2023. aastal oli Euroopas korstnate aasta, just nagu tööstuskorstnate aasta, et sellele teemale siis tähelepanu pöörata. Ja nagu me teame, eks neid korstnaid läheb siit ja sealt, et viimane suur, ma usun, kõigil tuleb meelde, kui Tartus võeti siis suur korstna lammutamine või korstna õhkimine käis. Aga et need on nagu olulised osad linna siluetist ja kui me mõtleme Nižni Tagili pildi peale siit enne või mingite Ameerika linnade peale, siis seda nad seal tõesti on.
Siis on üks niisugune tore Euroopa initsiatiiv, on Euroopa siis nõukogu juures on selline initsiatiiv nagu kultuurirajad. Ja need on hästi palju erinevaid temaatilisi radasid, näiteks Hansa-rajad või viikingirajad või totalitarismipärandi rajad ja kõik nii edasi, aga neil on olemas ka siis tööstuspärandi rada. Ja ma peaks ütlema, et Eesti on nendes kultuuriradades olnud väga tagasihoidlik, et üks põhjus on see, et seal peab maksma ja teine asi on see, et sellega käib kaasas ka mingisugust bürokraatiat, aga samal ajal tasub mõelda selle peale, et kui me mõtleme ka nende Eesti tehaste peale, muidugi me leiame igalt poolt nagu mingeid erinevusi, aga kui niimoodi suures pildis vaadata, siis nad on kõik üsna sarnased. Et selliste sarnaste objektide puhul on alati kasulik kuuluda kuskile võrgustikku, sest et see aitab teha mingit ristturundust ja kõike nii edasi. Ja üllataval kombel Eesti selles nimekirjas ei ole. Meil tööstuspärandit sellesse nimekirja kandut ei ole. Ma peaaegu, et nagu see koduleheküljelt ei oleks edasi klõpsinud, kui ma poleks näinud, et seal on Stories about People ja on Ludwig Knoop. Ja Ludwig Knoop tuleb meil kõigile meelde, eks ju, Narva kontekstis, et kui teil muud ei meeldu, siis meil käis ka uudistest läbi, et see on Ursula von der Leyeni esiisa. Ja Ursula von der Leyen käis Narvas tema jälgedel. Ja kui nüüd sellele artiklile peale klõpsida, siis tuleb välja tema tegevus siis Venemaal ja et hiljem ta tegi veel Vene impeeriumis õige mitmeid suuri tehaseid. Aga sealt leheküljelt, sõltumata sellest, et Eesti ei ole partner, avanes siis ka info Narva ja teiste Eesti tööstuspärandi kohta ja ma vaatan, et kas võib-olla ta ei mahtunud siia pildi peale ära, ma vain ta liiga suurelt. Aga igatahes sinna alla nurka on kirjutatud, et Eesti kohta. Eesti on endine Nõukogude Liidu osa ja tänu sellele, et kui te tahate Eesti tööstusest rohkem teada saada, siis tutvuge ka teiste endiste Nõukogude Liidu vabariikide kohta käivate artiklitega. Et seda, et Eesti on olnud iseseisev riik või midagi muud, see kõik ei olnud seal oluline, aga ütleme niimoodi, et kuna Eesti ei ole siin liitunud selle süsteemiga, siis kes on süüdi, ise oleme. See on siin leheküljel, võt just täpselt. Estonia kogu kirjeldus Eesti kohta on siis see, et Eesti oli Nõukogude Liidu osa. No okei. Ei saa eitada, tõesti oli. Ja siis see, mida Mirje mainis, ennem need Euroopa Liidu projektid, et meil on olnud suur siis Interregi projekt Eesti-Läti, kus on koostatud Eesti ja Läti kohta niisugune tore visuaalne kaart siis tööstuspärandist, aga selle kodulehe siis viimane uudis on 25. detsembrist aastast 2021. Et see on ka niisugune natuke nagu kurvaks tegev näide, mitte et ei oleks isegi sellistes projektides osalenud, et kui raha otsa lõpeb, et siis kukub kõigil pastakas lauale ja siis edasi ei juhtu mitte midagi. Aga sellega ma arvan, et ma praegult ka lõpetan. Nii, suur tänu. Saime natuke ka globaalset maitset suhu selle tööstuspärandi kaitsest. Kas keegi soovib küsida midagi? Jaa. Tegelikult ma tahtsin juba Marianne käest küsida, aga ma küsin sinu käest siis, et kui ajaloolast ja museoloogid, et millal siis saab, praegu siis on tööstuspärandi teema meil, et millal siis praegused vabrikud saavad pärandiks sinu arvates või mis see siis selleks, või ajaliselt näiteks, et mis see võiks olla? Praegu on ju kõik kohad vabrikuid täis, kelle keskkonnamõju üle me arutama ja vaieldakse ja tegelikult kõik minevikupärand on ka ju keskkonnamõjuga. Aga et mis hetkel ta on ikkagi selline hoidmist väärt või kuidas seda mõtestada siis tänapäeval, et see ei oleks nii valus see teema?
ma arvan, et Mariann tegelikult osaliselt vastas sellele küsimusele, vähemalt osaliselt on ju, et meil on muuseum või meil on tööstusi, kes tegelevad ise sellise nagu ajaloo jäädvustamisega. See tegelikult ongi juba niisugune musealiseerimine, et ükskõik, kas sul on nagu muuseumi tuba, kus sa võtad siis need inimesed ette või näitab mingeid vanu masinaid, kus sa neid välja vahetad ja kõik nii edasi. Et osaliselt on see protsess toimub kogu aeg. Ja päris muuseumiks muutuvad nad siis, kui muuseum või see tööstus, tegevuse lõpetab. Et see ei pruugi käia iga asjaga niimoodi, aga nagu eks me siin kõik oleme näinud, et mõned asjad jäetakse maha, siis nad avastatakse uuesti, et see elu tuleb sinna uuesti tagasi. Ma lihtsalt kohendan oma küsimust, et mina olen kokku puutunud sellise suhtumisega, et igasugust inimlikku rumalust ei pea väärindama hiljem või väärtustama uuesti, et kui inimene on midagi halvasti ja valesti teinud, aga samas kõik see militaarpärand, mis praegu on hästi au sees või hästi nii-öelda turismi seisukohast hästi populaarseks saamas, et see on kõik ju inimlik lollus, eks ju. Seal on nüüd küsimus sellest, et kui targad me oleme selleks, et õppida sellest inimlikust lollusest, et mida me peame mäletama selleks, et neid asju uuesti mitte niimoodi teha. Aga mul on eilsest üks näide, et ma olen ühe niisuguse dissonantse ehk siis keerulise pärandi rahvusvahelises töörühmas ja meil oli eile just oli ettekanne Westwallist, mis on siis see suur kaitseliin, mis rajati Saksamaa läänepiirile ja kus siis 30ndate aastatel Hitleri ajal hakati seda rajama ja siis teises maailmasõjas on seal neid surnud mehi on nagu süle ja seljaga. Et selle liini juures. Ja see on erakordselt pikk liin, ma praegu kilomeetrit peast ei mäleta. Ja nüüd tegeletakse siis selle niisuguse teadliku musealiseerimisega, et ettekande pidajaks oli probleem see, et kogu selle pika liini peale on väga palju niisuguseid isetegevuslikke muuseume, kus räägitakse niisugust kohalikku lugu ja erinevaid legendi ja kõiki neid asju ja tema probleem oli see, et see ei ole piisavalt teaduslik, et see on natuke nagu liiga kohalik, et me peame nagu seda suurt pilti sealt vaatama. Ja noh, ma ei tea, ma arvan, et tegelikult see kohaliku loo rääkimine, see on väga inimlik ja see näitab seda, kuidas need sündmused elavad edasi ja see on ju väga traagiline, eks ju, kogu see sündmus. Aga kui ma küsisin talt, et ja nende peamine probleem on see, et seal on praegu läinud tohutult populaarseks see, et kuna seal on kaevikuid ja need kaevikuid on nagu kohati iga 50 meetri tagant, sest see oli mingisugune standard. Ja et seal käivad nüüd noored inimesed, kes mingi TikToki üleskutsete peale kaevavad endale uusi kaevikuid ja siis panevad pildid üles ja ütlevad, et see on nagu meie kaevik seal ja siis nad üritavad nagu kontrollida kogu seda protsessi. Ja minu küsimus oli see, et kas ja kui palju praegu me teadvustame selle liini niisugust tähenduslikust ja arusaamise sõjakoledusest, arvestades seda, et me näeme iga päev telekast, eks ju, neid kaevikuid, mis on Ukrainas ja kõike seda sõjakoledust, mis meil on ümberringi, et kas nagu saadakse aru, et see on sama asi. Ja tegelikult tema jaoks oli see palju vähem teema kui see, et kas see on piisavalt teaduslik see, mida seal liinil näidatakse. Et see on see sama asi, et kas me oskame õppida ajaloost, kas me oskame märgata, kes võtab selle vastutuse, et mismoodi sa neid asju välja mängid. Me ei saa aega tagasi keerata, aga me saame ometigi nagu vaadata neid kontekstis, et me ei teeks samamoodi. Aitäh sulle, aga ma ühe kommentaari ütlen selle viimase projekti kohta, mis ütlesid, et 21 oli viimane sissekanne, et võib küll selliseid projekte olla, kui antakse objektidele raha. Et meie valasime betooni, meil on uus äravoolusild ja paljud teised kohad said ka raha. Et kui see turundus ka ei püsi, aga projektides nähakse ette mitte ainult sellist
pehmeid toetusi või pehmet tegevust, et päriselt saab midagi ehitada, siis võivad nad lõppeda ka, aga see objekt saab parandatud. Seal on, mul on endal samasugune patt hingel, et mõisakoolide projektiga, et meie koduleht, mille me ka kalli raha eest tegime sinna, see on surnud, sest et mõisakoolid ei pane sinna mingisugust infot ja mina aeg-ajalt, kes ma üldse sellega ei tegele, et sinna sokutan midagi, ja ma kohe lähen ära. Aga samas mul süda valutab, et see on nagu võimalus, mille ma võiksin nagu kellegi edasi, kas või sellele DMO-le või kellegi edasi hallata anda, et neid saab ju, ei pea ju nurka viskama. Aitäh! Aitäh!